Eesti imelist filmirežissööri Leida Laiust, kelle sünni aastapäev täna just on. Nimi on Monika Haukanõmm, olen kesklinna vanem. Ma täna ei teagi tegelikult siin teie ees seistes, kas ma räägin kesklinna vanemana, Eesti Naisliidu presidendina või tegelikult hoopis ühe Eesti emana. Miks ma üldse sellise küsimuse kõige alguses püstitasin? Tegelikult vist sellel põhjusel, et Leida Laius on puudutanud kõiki Eestimaa inimesi ja läinud neile hinge. Ja mitte lihtsalt niisama, sest see ei ole lihtsalt niisama, et oli üks film või kaks filmi, vaid kõik need teosed, mida Leida Laius lõi, nad olid hästi mitmekihilised. Nad olid hästi sügavad, sest kunagi ei toonud ju Leida Laius ekraanile lihtsalt ühte kunstiteost või ei jutustanud lihtsalt mõne Eesti inimese elulugu, vaid see oli sügav lugu, mis puudutas kõiki, sest ta jutustas justkui sellise mitmetahulise loo. Üpris lihtne on rääkida naistest ja lastest, millest kindlasti Leida Laius oma filmides tihtipeale jutustas. On lihtne rääkida naistest ja ilust ja kõigest, mis on selline meeldiv. Ilmselt oma loomingus on sama lihtne rääkida ka naisest, kui see puudutab läbi raskuste meie hingesid või räägib hoopis kurbusest. Leida Laiuse teeb suurkujuks just see, kui ta kujutas naiste ja laste elu kõikides nende elu värvitoonides. Eelkõige just vist sellistes värvitoonides, mis jääb tihtipeale fassaadi taha, mis ei olegi esmapilgul kohe nähtavad või märgatavad. Ja tema lugudest, tema filmidest võib vist öelda, et ka kõige tumedamate värvide kõrvale sättis ta alati sellise päikesekiire, justkui lootuse, helguse ja inimlikkuse. Ta ei teinud oma lugudes kunagi naistest või lastest, mulle tundub selliseid mustvalgeid lugusid või justkui ohvreid ega kannatajaid. Ta kujutas neid inimesi lugudes ausalt ja vahetult inimestena, kellel olid ka oma head ja vead, aga kelles leidus alati julgust ja sitkust ent kõigest läbi närida, lausa läbi vedada. Ka siis sellistel juhtudel, kui kogu maailm oli need inimesed maha kandnud või loobunud või mingil põhjusel selja keeranud. Ja oluline on tegelikult see, et Leida Laius tegi oma tööd sellel perioodil, kui probleemide lahendamise tihtipeale ametlik poliitika oli ju millegi ära peitmine või varjamine. Kui me mõtleme Leida Laiuse filmide peale, siis minule isiklikult esimesena meenub kohe film Naerata ometi. Aga 2 nädalat tagasi kinoklubis ma küsisin saalitäielt inimestelt, milline on see film, mis teile kohe Leida Laiusega meenub. Ning kõlas saalist ühehäälselt Uku Aru. Kindlasti teame me filmi Kõrboja peremees ja ka Mäeküla piimamees. Kuid kindlasti, mida ei tohiks teha, on pidada Leida Laiust
ka selliseks nagu ühe teema režissööriks, sest on ta teinud ju samasuguse inimlikkuse ja soojusega filmi näiteks näitlejast Ants Jõgist. Ning siin nägin ka proua Tiina Mägit. Me kõik teame ja oleme ilmselt näinud filmi sellest, kuidas Kodulinna majas tegutses, et vanalinna päästa, üles ehitada ja nurgataguseid tutvustada. See oli kindlasti midagi, mida me kõik oleme näinud. Või siis tegelikult ka film Sündis inimene või Lapsepõlv. Täna on siin palju inimesi, kes võiksid nendest filmidest, loomingust rääkida päris palju. Aga nüüd ikkagi küsimus, miks me täna seisame siin just selle pingi juures, mis justkui mitte midagi väga meile ei ütle. Väike lugu, millest ma tahan teile rääkida, miks me just siin Lembitu pargis oleme. Mõni aeg tagasi pöördus Tallinna kesklinna valitsuse poole Antoniina sõnad. Tal oli idee, et võiks kuidagi tähistada Leida Laiuse 100. sünniaastapäeva ja et võiks tema elukoha majale panna mälestusplaadi. See tundus alguses päris lihtne mõte ja idee, aga kui täpsemalt hakkasimegi uurima, et kuhu see maja, kus ta ikkagi elas täpsemalt, millise maja peale, siis on ta elanud nii kesklinnas kui Mustamäel. Lisaks on Tallinn film, aga 60. aastate alguses elas siis Leida Laius Imanta tänaval. Aga täna me ei ole ju Imanta tänaval. Algselt oli Imanta tänav palju pikem kui praegusel hetkel Keldrimäel olev väike lõik. Imanta tänav ulatus lausa siia Lauteri tänavani, ehk siis selle kohani, kus me praegusel hetkel ka seisame. Ja see idee meid väga kõnetas ning hakkasime siis lähemalt, nagu ma ütlesin, uurima, kus ta elas ja millal ta elas. Minu armas kolleeg pöördus Rahvusarhiivi poole ja täpsemalt Vilmi arhiivi poole, et abi saada ja kindlaks teha, kus kohas see koht on. Ning meie poolt hästi suur tänu arhivaar Iivi Tomingale, kes meile hästi suureks abiks oli ning leidis ka mõned pildid tubadest tehtud, kus olid peanumbrid 1962 ja 1965 ning ta kirjeldas selle maja asukohta selliselt. Maja asub praeguse Ants Lauteri tänava nurga peal sisehooviga ja sissekäiguga ning ühe külje vastas üle tee asub Välisministeerium. Lisaks oli filmiarhiivi inimesed tõesti nii entusiastlikult, et nad otsisid üles ka veel mõnedki Tallinn filmi veteranid, kes kinnitasid, et tõepoolest 60-ndatest elas Leida Laius Imanta tänaval, kuni ta siis 60-ndate teises pooles sai korteri ihaldatud ja kauaoodatud vast valminud Mustamäele. Huvitava asjaoluna tuli välja ka see, et Leida Laius olevat samas majas jaganud ühiskööki ka teise tuntud Eesti filmirežissööri Jüri Müüriga, kes jäi samasse korterisse elama kuni 84. aastani, mil ta suri. Ning kogu selle töö käigus süvenes meil järjest rohkem ka arusaam, et see koht, kuhu me Leida Laiuse mälestuseks mälestustahvli paneme, peaks olema hästi käidavas kohas. Et see ei tohiks olla selline koht, mis on kuskil päikese eest varjus olev selline kivisein. Täna on meil siin ka Leida Laiuse ristitutär Helve Kuuskmann, kes kaasab mõned sõnad öelda. Ja proua Helve käis välja idee, et äkki võiks panna selle mälestustahvli hoopis Harju tänavale, Tallinn filmi lähedale ja seal olevale Haljasalale. See mõte oli tegelikult väga hea mõte
ja oleks võinud ka samamoodi olla see Harju tänaval. Aga mõnikord on elus asjad päris proosaliselt lihtsad. Ehk siis need pingid, mis seal Harju tänava haljasalal on, sinna ei ole võimalik neid lihtsalt panna, et need on sellisest materjalist. Nii me tulimegi tagasi selle platsi juurde, mis on Leida Laiuse kodu lähedal. Ja miks just siin? Sellepärast, nagu ma alguses ka ütlesin, Leida Laius on hästi palju oma filmides rääkinud Eestimaa emadest ja lastest ning see pink vaatab just täpselt, just kui kaitsvalt laste poole ja keda valvavad oma emad ja isad, kuidas nad mängivad, et kõik oleks hästi, siis ma usun, et see on see koht, mis võiks Leidale meeldida. See tänane mälestustahvel on tänutäheks Leida Laiusele, et ta on oma töödega, oma tegemistega muutnud, ma loodan, meid kõiki natuke paremateks inimesteks. Aga järgmiseks ma paluksin siia mikrofoni taha proua Antoniina Laiuse, kes on siis Leida Laiusega lähedalt sugulane ning tema poja Ivar Soone ütlemaks mõne sõna Leida Laiusest, sest nii nagu proua Antoniina täna siin kohtudes ütles, et meid eestlasi on nii vähe ning meil tasub igat inimest meeles pidada ja tegelikult mäletada. Palun, proua Antoniina. Kõigepealt ma tahaks tänada kõiki, kes võtsid osa sellest mälestustahvli paigaldamisest ja sellest tänasest üritusest. See pink on väga õiges kohas, sellepärast, et lapsena olen ma selles majas, siin nurgamajas, mis praegu on Lauteri ja Rävala nurgal, käinud oma tädi juures. Tema minu jaoks oli alati tädi Leida, ta ei olnud Leida Laius. Ja et tal oleks väga hea meel, et just tema kodu lähedale, kus ta elas enne seda, kui ta kolis Mustamäele, on mitmeid aastaid siin elanud. Kunagi meie ühine vanem Karl Dietrich Laius kolis Eestist teisele poole Narva jõge ja seal nad töötasid mingi graafi juures ja teenisid nii palju raha, et iga üks poegadest sai pärast endale osta maad. See Karl Laius jagas selle raha võrdselt oma 3 poja vahel ja iga üks sai siis mingi tükki maad ja ehitas maja. Ja Leida isa Richard abiellus Armandaga, kes oli Narvast pärit ja kes oli Leida ema. Ja Armanda ei tahtnud maale jääda ja nad ostsid siis kübaratöökoda, pisikese kübaratöökoja Narvas ja tädi Leida töötas seal oma kübaratöökojas modistina. Ja muidugi tal kujunes ema kõrvalt Leida Laiusel kujunes väga hea maitsev, sest ta väga ilusti alati riietus, alati oli väga korrektne, armastas käsitööd, mida õpetas talle ema. Ja mul on siiamaani kodus üks linnik, mis tädi Leida kinkis mulle, tema enda kätega tehtud, ma hoian seda nagu mälestust temast. Aga siis, kui nad veel maal elasid, siis kõikidel vendadel sündisid lapsed ju. Nii poisid kui tütred, aga tütred sattusid kõik 1 aasta peale. Nad sündisid kõik aastal 1923. Kõik minu 3 tädi ja nad sellepärast olid väga käisid hästi palju omavahel läbi, väga sõbrutsesid nii lapsepõlves kui pärast hilisemalt, kui nad juba vanemaks said, sest kõik olid ühe põlvkonna ühe vanused inimesed. Ja tädi Leidal oli eriti lähedane tema venna tütar Meeta, kes elas Narvas, sest Narva oli ju tädi Leidaga endaga seotud. Ja kõik suuremad pühad ja suuremad mingid sünnipäevad, siis käis tädi Leida Narvas oma
oma sugulase juures. Vahest ta käis ka meie juures Rakveres. Ja ma väga hästi mäletan, kui oli tema esimese filmi esilinastus, see oli lühifilm ja õhtust hommikuni tema diplomitöö. Ma mäletan, kui täis oli saal, kuidas talle kingiti lilli, kuidas oli see kohtumine temaga ja filmiloojatega. Pärast oli väike istumine ja ta mitte väga tihti, aga vahest käis meie juures Rakveres külas lihtsalt ja meie käisime Tallinnas. Ja siis, kui ma Tallinnasse kolisin, siis olin ma mingit aega, 2-3 aastat sisse kirjutatud tädi Leida juurde, sest mul oma elamist veel ei olnud. Ja siis, kui ma sain oma korteri ja kolisin enda korterisse, elasin seal oma perega, siis tädi Leida tihtipeale helistas, ütles, et tulge külla mulle. Ise küpsetas kooki, kattis kohvilaua, siis ta emal oli ka veel nägemine nagu korras ja siis istusime, vestlesime ja samamoodi ta käis meie juures. Ja ma tahan öelda, et tõesti meie Eesti rahvas on nii väike ja meid on vähe ja meie riik on väga väike ja me peaks tunnustama igat inimest, kes on mingi panuse, mingi jälje jätnud meie ühisesse tegevusse ja kes on millegagi heaga välja paistnud. Aga ma usun, et tema hing on ka praegu siin meiega koos ja kindlasti ta vaatab meid sealt ülevalt ja tal on väga hea meel ja ta on tänulik, nii nagu minagi. Olen teile kõikidele tänulik selle eest, mis täna siin toimub. Nii et suur tänu minu poolt. Nii, tänan kõigepealt Monikat selle võimaluse eest paar sõna öelda tädi Leida kohta ja tahaks teiega jagada paari sellist mälestust, mida mina temast mäletan, kuidas mina teda mäletan. Lapsena, nagu ma tookord olin, aga Leida Laiuse üks filme kannab pealkirja Sündis inimene ja täna on igati põhjust öelda, et täpselt 100 aastat tagasi, 26. märtsil 1923 sündis inimene tõepoolest suure valgustähega. Ja ma jagaks hea meelega paari sellist mälestust lapsepõlvest, mis on pigem seotud tädi Leida sellise isiksusega või tema inimesena olekuga, sest lapsena oli küll tore vaatamas käia kõiki neid tema filme, mõned neist olid päris kurvad, mõned panid mõtlema, aga minule ta jäi eelkõige väga eredalt ja sellise tõelise eeskujuna meelde nagu väga õilis, väga tugev ja väga hea inimene. Ja võib-olla ma tooks välja sellist 3 põhipunkti, mis alati, kui ma mõtlen Leida Laiuse peale, mul eelkõige silme ette või mälestusse tulevad. Et eelkõige oli see tema selline ülim korrektsus, daamilikkus, ta oli tõeline Eesti proua selle sõna kõige paremas mõttes, keda tegelikult me näeme tänapäeval üha vähem. Ehk jällegi üks selline väga oluline ja huvitav nüanss, millest tema juures kindlasti õppida. Teine selline märksõna, mis ma tema puhul lausuks, tema kui inimese kohta, oli tema jäägitu pühendumus, millega iganes ta hetkel tegeles. Tema pühendumus perekonnale, tema pühendumus erialale, jällegi, mis on täiesti jäljendamisväärt ja väga unikaalne omadus. Ja kolmandaks, vaatamata sellele, et tegu oli Eesti edukaima naisrežissööriga, väga palju auhindu saanud, festivale võitnud inimesega, kel oleks põhjust olla tõesti selline uhke ja võib-olla natukene isegi niimoodi nina püsti heas mõttes,
aga ta oli äärmiselt lihtne, äärmiselt vastutulelik ja abivalmis inimene, kes tuli appi just siis, kui seda kõige rohkem tarvis oli. Nii et ka inimliku poole pealt ma leian, on temalt, vähemalt mina olen enda jaoks nagu selle järelduse teinud ja nii nagu mina teda mäletan, on tegelikult igaühel väga palju õppida. Ja sellised inimesed kindlasti ei kao. Nad jätavad kustumatu jälje Eesti kultuurilukku, kultuuripärandisse ja siinkohal tõesti veel kord sügav kummardus kõigile, kes oskavad seda väärtustada ja kes mäletavad ja väärtustavad nii teda kui ka tema loomingut. Aitäh teile! Nüüd paluks siia Helve Kuuskmäel, Risti tütar, kellel on kindlasti võib-olla natuke teise nurga alt mälestusi jagada täna meiega. Tervist! Minu nimi on Helve. Õde on mul. Kas ei kosta? Ma toonitan seda sellepärast, et tädi Leida oli see, kes selle nime minu vanematele soovitas. Kuna mul on õde, kelle nimi on Victoria ja vend, kelle nimi on Leonardo, siis te ise kuulete, milline kõlaline vahe. Ma olen oma nimega väga rahul. Minu ema oli 44. aastast sõbranna Leidaga. Nii et väga pikk elu. Ja mida mina siis niiviisi väikse lapsena järjest tädi Leida figureeris minu elus nagu ristiema, kes tõi kingitusi. Kui oli sünnipäev, siis ikka oli kas hõbelusikas või mingisugune prossikene ja sellised meeldetuletused olid alati tema poolt väga kenad. Ja kuidas ta siis mõjus? Ta mõjus tõesti väga väärikana, väga sellise inimesena, kellel on vähe aega, alati on nagu teda ei ole alati saadaval ja kui ta siis tuleb, siis on väga suur rõõm kõikidel. Ja kui ma siis juba ka suuremaks sain ja juba sellest tädi Leidast nagu üle kasvasin ja ta ütles, et ütleme nüüd Leida ja siis hakkasin teda Leidaks kutsuma ja sain siis nii talle kasulik olla, kui hakkasid need 80. aastate reisid, mida ta väga nagu ootas ja kui ta pidi jätma oma ema, kes oli selleks ajaks juba pimedaks jäänud. Ja valis väga, kellega tema üldse jääb ja kas ta jääb üksi ja need minul oli au tema emaga siis olla, kui Leida oli seal Pariisis, oli New Yorgis ja need, see oli siis minu pärand talle. Ja kõik see rõõm, see rõõm, mis siis nende reisidega toimus, seda ma olen saanud kaasa rõõmustada. Ja kui tulid kibedamad ajad 90. aastad, siis ma sain teda aidata sellega, et ma elan ise ka Mustamäel, Sütiste teel ja lihtsalt tõin talle toitu koju ja sain sellega aidata. Tervis hakkas tal väga kiiresti halvenema, väga kiiresti see toimus väga kähku ja need ma isegi ei saanud aru, miks ta küll ei võta. Nikolai Baturin pakkus talle ühte filmi tegemist ja ta luges mulle ette selle kirja, et ma ütlesin, kui tore. Ja ma ei jaksa. Ja tõesti ta ei jaksanud. Aga kõik see, mida Ivar Soone siin rääkis, see oli väga toredasti kõik, et ta oli tõesti väga lihtne, aga samas väga elegantne.
hooliv, väga tähelepanelik. Ja ta võis ka muidugi öelda ka vahest niiviisi, ma olin ükskord oma silmad teinud liiga siniseks ja tulin talle niiviisi, ma olin kuskil muusikakooli 17-aastane, Otsa muusikakoolis õppisin ja tädi Leida tuli mulle Nõmme turu juures vastu ja Helve, mis silmad need sul on? Liiga sinised kõik. Nii et ühesõnaga niisugune, iga kord mul tuleb see meelde, kui ma lähen peegli ette. Nii, aga mida siis veel ta? Tema kõige tähtsam elu ülesanne oli töö. Ja ta elas filmide nimel, see oli tõesti talle kõik. Ta võis pikalt rääkida oma filmidest juba enne, kui need hakkasid valmima. Ma istusin ja kuulasin, kuidas ta rääkis. Nii et tõesti, need on tal sünnitatud filmid kõik. Nii et need on kõik suurepärased. Nagu Jaak Lõhmus ütles, hiljuti ma kuulsin väga toredat väljendit, et see on inimene, kes ei ole teinud ühtegi halba filmi. Ja praegu ma 1:30 oli temast 13.25 oli see õnnetu film sellest, mis ta oli, Vaene Leida. See on tõesti paha film. Jüri Sillart on teinud midagi pahasti. Ja mul oli seal võimalik rääkida nii palju, kui ma sain, aga kõik need meeste patramised seal tulid üle. Nii et, aga praegu ma ütleks, et hiljutised kirjutised Kristiina Davidjants ja Vilja Kiisler, suurepärased artiklid, need on lihtsalt, ma ei jõua ära tänada, et kõik see on puhas kuld, mis seal on, nii et lugegem kõik ja kõik on taastatud. Need audalle. Palju õnne kõigile. Nüüd ma paluksin siia enda juurde sugulased ja ulataksin teile siis selle nimeplaadi, mida me kinnitame selle pingi juurde. Nii. Ja seni, kuni saab pilti teha, ma paluksin siia samale pingile istuma akordionist Mikk Langerprooni, kes paar sõna, mida me täna kuuleme. Tere ka minu poolt, mul on siin austades väga suur au täna olla. Et tänane muusikaline etteaste siis koosnebki Leida Laiuse filmidest pärit muusikaga ja alustaksin ühe sellise valsiga filmist Kõrboja peremees.